Siin talirapsi põllus on hetkene pilt selline, et raps on saavutanud kõrguse umbes 20 sentimeetrit. See on veel viimane hea aeg anda talirapsile kogu väetis ära, sest vastasel juhul võime hakata väetise graanuliga kahjustama rapsivart, mis hiljem siis põhjustab ka rohkem haiguste nakkumist. Antud põllus, kus on meil ka erinevad katsed, on meil siin 10 erinevat talirapsi sorti ja ka 7 erinevat kasvuregulaator fungitsiidi katset. Et hea on näha ja võrrelda ka põllupäeval erinevaid sorte kui ka lahendusi. Mida siin talirapsis esimesena ette võtta tulevaste soojade ilmadega on kasvu reguleerimine ja fungitsiid. Meie portfellis on Arhitekt uusim talirapsi toode ja sellega me saame siis nii reguleeriva kui ka fungitsiidse mõju. Arhitekt koosneb meil 3 toimeainest. Üks neist on Proextium Calcium, mis on tuntud Medaxi perekonnast. Meil on mepikvaatkloriid, mis on tuntud Caruxist ja 3. toimeainena püragostrobiin, mis on tuntud siis näiteks Palaiast või Priaxorist. 3 toimeaine sünergial oleme katsete näol saanud ka suurema õlisisalduse erinevate sortide keskmisena ning kui vaadata tagasi eelmise aasta katsesse, siis võrreldes kontrollvariandiga me saime isegi circa 400 kilo lisasaaki. Mida veel paagisegusse mõelda on kindlasti insektitsiid. Eelnevate soojade ilmadega aktiviseerusid meil ka varepeitkärsakad. Nägime neid nii põldudel kui ka püünistes, kuid vahepealne jaheperiood on aktiivsuse maha tõmmanud. Tulevate soojade temperatuuridega kindlasti seirake talirapsi põlde ja pange püünised taime kõrgustele. Et ärge pange püüniseid kõrgemale, kui taimed ise on kasvanud, sest siis me ei saa terviklikku seirepilti. Tõrjekriteerium on 1 kärsakas 6 taime kohta ning kui tõrjekriteerium on täis, siis valige kas kontaktne või süsteemne fungitsiid, et saaks ka varepeitkärsakad kontrolli alla. Siin oapõllus on hetkene olukord selline, et tuba on juba circa 2 nädalat tagasi külvatud ja kui 1. aprilli sademed maha tulid siin 16. aprilli paiku, siis ka Konaxise katserajad said tehtud. Nii et hetkel siin muud ei ole, kui ootame oad ärkamist ja saame siis Konaxise efektiivsust hinnata meie esimesel põllupäeval. Kellel on veel mullaherbitsiid tegemata, siis kindlasti käige oma põllud üle tulevaste soojadel päevadel, et täpsemalt vaadata, kus maal on teie herned ja oad arenenud, sest Konaxise viimase pritsimise moment on siis, kui oa või herne siis idu on mullapinnast 1–2 sentimeetri kaugusel. Kui on juba uba või hernest ärganud või on kohe mullapinnalt välja tulemas, siis Konaxise aeg on kahjuks möödas ja tuleb kasutada kontaktseid herbitsiide. Seniks aga muud ei oskagi öelda, kui hoidke ikka lipu kõrgel, hooaeg saab olema tihe ja näeme jälle.